Tere kuulama tehisintellekti teemalist seminari. Mina olen Toomas Mõttus ja räägin teile täna sellest, kuidas on võimalik ChatGPT-ga teha juturobot, mis vastab küsimustele konkreetsete dokumentide kohta. Ja siis vaatame, kuidas samasugust protsessi teha ettevõtte siseandmete baasil. Uute tehnoloogiate rakendamine on keeruline protsess ja tihti on keeruline näha seda sidet uue tehnoloogia ja selle äriprotsessi rakenduse vahel. Ja kui me vaatame ka suurte tootjate neid demosid, mida nad tehnoloogiast tihtipeale teevad, siis ka nendes demodes need rakendused või need nagu näited on päris keerukad. Ja kohe on kallis ja raske neid protsessi täpselt selliselt ettevõtte sisemistes protsessides juurutada. Ja alati on mõistlik automatiseerimist alustada lihtsamatest, rutiinsetest, sageli korduvatest tegevustest. Ja täna vaatamegi selliseid lihtsamaid protsesse, sageli korduvaid asju, mida on võimalik siis tehisintellekti teenuste abil kiiresti automatiseerida. Ja miks me täna sellest räägime, on see, et kui varem tehisintellekti mudelite kasutamiseks oli vaja tehisintellekti mudeleid pikalt treenida, oli vaja koguda suures hulgas andmeid, mida treenimiseks kasutada, siis täna on meil võimalik kasutada ettetreenitud mudeleid ja nendele mudelitele andmeid kätte andes on võimalik saada suurepäraseid tulemusi, vastuseid, mida saab siis igapäevastes protsessides kohe rakendada. Mina olen Toomas Mõttus, olen TalTechis õppinud turundust ja juhtimist. Juhtisin NetGroupi infrastruktuuriüksust, vedades selle väikesest IT-teenuse pakkujast turujuhtivaks virtualiseeritud andmekeskuste loojaks ja hooldajaks. Pärast seda, kui NetGroup müüs oma infrastruktuuriüksuse ära Ateale, siis juhtisin paar aastat Atea erinevate Eestis omandatud üksuste integreerimist üheks ettevõtteks. Seejärel asutasin pilveteenustele keskendunud ettevõtte Primend ja kasvatasin selle ülebaltiliseks 100 töötajaga 13 miljonilise käibega pilveteenuste ettevõtteks. Olen Eesti infotehnoloogia valdkonna arengusse panustanud infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu juhatuse liikmena. Olen Baltic Institute of Corporate Governance sertifitseeritud nõukogu liige. Aga vaatamata kõigele sellele juhtimisteemale olen olnud alati huvitatud ka tehnoloogiast ja igale poole uutesse teemadesse oma näppe toppinud. Microsoft võib kinnitada, et olen sertifitseeritud AI-insener, olen sertifitseeritud Power BI spetsialist. Mul on naine, 5 last ja kass, kelle nimi on Trix. Aga ja täna räägime siis sellest, et tehnoloogia abil on võimalik inimesed vabastada nendest rutiinsetest tegevustest ja seeläbi kiirendada ettevõtte üldist toimimist. Et kõik me teame, et aeg on raha, kui on võimalik kriitiline ahel, olulised äriprotsessid väärtusahelas kiiremaks teha, siis on võimalik selle abil ka raha kokku hoida. Ja tehisintellekt on siis selline asi, mis võimaldab rutiinset mõttetegevust automatiseerida. Ja seda kõike tuleb teha turvaliselt, kasutades siis kaasaegseid ka raamistikke, siin ISO 27000 põhimõtted, kuidas teha seda turvaliselt. Ja ka Euroopa Liit on seadnud päris karme tingimusi ja lisaks NIS2 on ka meil GDPR, mis nõuab, et tehisintellekt oleks turvaline ja ka eetiline. Ja lisaks kõigele sellele siis natukene tegeleme ka eelarvestamise ja ESG aruandlusega, just siis nagu andmete kogumise ja aruandesse panemise poolega. Aga praegu räägime siis sellest, et mis asi see on OpenAI ja mis asi on ChatGPT, et kindlasti on paljud teist ChatGPT proovinud, esitanud sellele küsimusi, saanud sealt vastuseid. Täna me teeme ChatGPT juturoboti, mis on rikastatud meie enda antud informatsiooniga sellisega siis, et ChatGPT kasutaks
ainult seda infot, mis me oleme talle andnud, siis me näitame, kuidas sellist samasugust protsessi on võimalik teha ka ettevõtte siseinfo baasil, ettevõtte sisemistes protsessides. Arutame, millised on sellised olulisemad võimekused, mida kasutada sisemistes protsessides. Ütlen kohe ette ära, et need on siis andmete kategoriseerimine, siis on kokkuvõtete tegemine ja tähenduse järgi otsing. Need on 3 sellist peamist asja, nendest ka siis natukene lähemalt räägime. Ja siis küsime, mida ChatGPT arvab presidendi uusaasta kõnest. Mis asi see OpenAI on? Et OpenAI on siis selline ettevõte, mis tegeleb tehisintellekti teenuste arendamisega. Et need, kes on tehnilisemad, nemad ütlevad, et tegeleb siis masinõppemudelitega. Ja need rakendused, mida siis OpenAI pakub, on ChatGPT, DALL-E, mis teeb pilte ja Sora, mis suudab teha videosid. Ja kui 1,5 aastat tagasi ChatGPT oma teenustega välja tuli, siis võttis selle tormituulena kogu turu ja oli selline värske tuul, et kui mobiiltelefonidel võttis 16 aastat aega, et saada 100 miljoni kasutajani ja Facebookil 4,5 aastat, siis ChatGPT suutis kõigest 3 kuuga jõuda 300 miljoni kasutajani. Ja mille poolest siis see ChatGPT nagu nii eriline on see, et OpenAI kasutab seal tehisintellekti mudelit, mis on siis närvivõrgustiku mudel. Et iseenesest see närvivõrgustiku mudel kui selline ei ole uus idee poolest, et esimesed närvivõrgustiku mudelid loodi juba 1950. aastatel, kuid tol hetkel ei arvutusvõimsust väheks ja ka matemaatiline arusaam nendest mudelitest oli natukene, ütleme, et vajas arengut, et neid mudeleid saaks suuremaks ja sügavamaks teha. Ja suuremad läbimurded närvivõrgustike mudelite osas saabusidki umbes 20 aastat tagasi, sajandivahetusel, ja viimase 10 aastaga on suudetud teha suuri mudeleid väga suure hulga andmete peal. Ja kui varem tuligi piir ette sellest, et mingist hetkest alates see mudeli suuremaks tegemine või mudeli pikem treenimine enam ei andnud paremaid tulemusi, siis OpenAI suutis teha nii suure mudeli, et mida rohkem seda mudelit treenisid, seda paremaks tulemused läksid. Ja OpenAI ei ole avaldanud täpselt, kui palju seda mudelite treenimine maksis, kuid ekspertide hinnangul siis eelmise põlvkonna mudel GPT-3, millega ta siis nüüd 1,5–2 aastat tagasi välja tuli, et selle mudeli treenimine maksis $4,6 miljonit ja praegune kaasaegne mudel, siis mida hetkel kasutatakse GPT-4 mudel, selle mudeli treenimine maksis $100 miljonit ja see kasutab siis 400 miljardit erinevat elementi ja 100 siis närvivõrgu kihti. Et seda peetakse päris suureks mudeliks. Ja miks see nagu OpenAI teenused head on see, et OpenAI pakub neid teenuseid ka masinloetavas vormis, ehk sa saad oma ettevõtte sisemistes protsessides seda kasutada ja Microsofti Azure OpenAI teenuses need andmed on kõik siin või kogu see mudel on sinu enda kontrolli all ja kõik see liiklus, mis sinu süsteemide ja OpenAI vahel toimub, on konfidentsiaalne, sealt välja ühtegi bitti-baitti ei lähe ja kogu protsess on sinu enda kontrolli all, ehk see on suhteliselt turvaline. Aga räägiks ka sellest, mis asi see GPT on, või mis vahe on GPT-l ja ChatGPT-l, siis GPT on masinõppemudel, kus siis tekstid on jagatud tokeniteks ja mudel ennustab erinevate tokenite või tekstitukkide tõenäosust järgmisel hetkel. Et näiteks siin, kui me võtame selle mudeli, et kui sa oled eesti keeles, räägid Eestist, et siis kui su esimene täht on suur E, siis tõenäoliselt 4 järgmist tähte on E, S, T ja I ja siis tuleb tühik ja R. Et selline on see ennustusmudel ja ilmselgelt, kui seal on nagu 400 miljardit erinevat nagu tokenit ja kõikide nende jaoks tehtud selline ennustusmudel,
siis see mudel on tohutult suur ja selle käitamine on ka ressursimahukas ja sellepärast ongi mõistlik kasutada seda GPT mudelit, mida OpenAI pakub. Ja lisaks siis sellele on tähtis selle mudeli puhul silmas pidada seda, et kui meie GPT ise on masinõppemudel, siis ChatGPT on siis rakendus, mis on selle masinõppemudeli peale loodud. See on juturobot, mis on rikastatud oskustega ja need oskused siis on see, et ta suudab sinuga nagu nii-öelda dialoogi pidada, et üks küsimus, vastus, teine küsimus, vastus, täpsustus, vastus, lisaküsimus ehk ta suudab sellist dialoogi pidada ja ka sellele on rakendatud sisufiltrid, et see sisu, mida see mudel sulle annab, on eetiline ja seal ei anta sulle kurjategijatele vajalikku informatsiooni või kurjategijatele kuritegelikku infot, sest et kõik info, mis internetis on, kogu selle info pealt on seda mudelit treenitud ja lisaks headele asjadele sisaldab ta ka halbu asju. Ja see eetika mõttes ongi just mõistlik kasutada seda valmis treenitud OpenAI mudelit, mitte võtta kuskilt nurgatagust mudelit, sest sa kunagi ei tea, mis see nurgatagune mudel sulle vastu annab või eriti, kui sa paned selle näiteks kliendivestlusesse või tahad teha kliendiga mingisuguse dialoogi automatiseeritud, et missugust sisu siis see mudel kliendile annab, et mõistlik on korralike filtritega mudelit kasutada. Ja protsessi mõttes näeb see ChatGPT siis välja selline, et taustal on ülisuur närvivõrk, mida siis on treenitud interneti andmete baasil. Ja sellele on lisatud siis oskused, on need erinevad nagu teemad, keeleoskus siin selles mõttes, et ta saab aru, oskab aru saada, mis keeles sa temaga suhtled, saab aru, missugustel teemadel sa räägid ja vastavalt sellele siis kasutab erinevaid mudeleid. Et tehniliselt ei oska päris täpselt öelda, aga räägitakse, et seal taustal tegelikult on mitu erinevat keelemudelit ja vastavalt sellele siis, mida inimene küsib või mida see tahab, et see masin teeks, vastavalt siis kasutatakse vastavat keelemudelit all. Ja siis asi, mida sa näed, see ongi ChatGPT. Ja ChatGPT kasutajaliides näeb välja selline, et kõik, kes te olete seda proovinud, olete seda näinud, et kui te ChatGPT kasutama hakkate, siis sellest on olemas ka tasuta versioon, mis kasutab siis eelmise põlvkonna mudelit all, mis on siis GPT 3.5. Kui kasutad tasulist versiooni, saad kõige uuema mudeli, mis on GPT 4 ja saad ka oma GPT erinevaid juturoboteid teha. Ja mida me siis täna teeme, on see, et me juhendame juturobotit kasutama meie enda ettevalmistatud dokumenti, milleks on siis, kuna võtsin siis avaliku info, mis on siis Eesti kohta artikkel Vikipeedias, inglisekeelne küll. Ja see, miks ma võtsin selle artikli, siis on see, et kuna me teame Eesti kohta ise päris palju infot, siis meil on kohe võimalik kontrollida, kas GPT vastab õigesti. Et kui me võtaksime mingisuguse teise valdkonna, millest me ise väga hästi ei tea, siis meil ei ole võimalik GPT mudeli toimimist kontrollida. Ja mis me siis siin peame tähtsaks või nagu, mida me seadistame selles mudelis, on see, et see mudel võtaks informatsiooni ainult sellest dokumendist, mis me üles laeme, et mudel ei võtaks infot mujalt ja tähtis on see selleks, et näiteks kui me tahame laeme üles lepingu ja tahame esitada küsimusi selle lepingu kohta, siis kui näiteks tahaksime teada lepingust, millised on trahvid, kui lepinguline projekt õigeks ajaks ei valmi, kui lepingus selle kohta midagi kirjas ei ole, siis mõtleb GPT mudel ise vastuse välja ja see ei pruugi olla üldse lepingu kuidagi seotud. Et kuna GPT mudelis on tohutult andmeid ja nagu ma siin näitasin eelmises slaidis, ta tegelikult ennustab lihtsalt, mis on sellest kontekstist tulenevalt järgmine sõna või fraas, siis kui tal ei ole nagu ette antud infot, mille piires ta peab vastuse esitama,
siis ta annab sealt oma mudelist suvalise vastuse ja ta annab see täpselt sama kiiresti ja sama enesekindlalt nagu õige vastuse. Mõni aeg tagasi USA-s juhtus selline juhtum, kus ühe advokaadibüroo abilised tegid case'ide kohta analüüsi ja lõpuks esitasid kohtule dokumendid, kus viitasid kohtulahenditele, mida tegelikult ei olnud olemas. Ehk siis kuna GPT-d ei piiratud ära, et kasuta ainult seda informatsiooni, mis me sulle andnud oleme, siis ta mõtles ise need kohtulahendid välja ja ilmselgelt tuli sellest päris palju pahandust. Nii, aga võtame siis selle ChatGPT kasutusliidese ette ja vaatame, mida me seal teha saame. Nagu ma ütlesin, et ChatGPT, kui alustad sellega tööd, siis kõigepealt tuleb sulle versioon 3.5 mudel ja iseenesest töötab see 3.5 täpselt sama hästi kui 4. Lihtsalt ütleme keeleliselt on see mudel 4 on arenenum, annab natuke pikemaid vastuseid, aeg-ajalt ka selgemaid vastuseid ja põhjalikumaid vastuseid. Aga iseenesest see mudel 3.5 on täitsa hea. No näiteks küsin, et kui ma plaanin, mis siis on, puhkusereisi Saaremaale, siis milliseid vaatamisväärsusi võiksin vaadata. No vaatame, mida see GPT meile selle kohta oskab öelda. Näed, arvab, et Saaremaa on kaunis koht ja päris 18 olulist vaatamisväärsust ja näed, Kaali meteoriidikraater on ka siin sees. Nüüd võtame siis 3.5 asemel 4, mis on siis tasuline ja küsime sama küsimuse. Kui plaanin puhkust Saaremaal, milliseid vaatamisväärsusi võiksin külastada? Hop. Noh, nüüd kui me vaatame seda, siis mudelis 3.5 oli Kaali meteoriidikraater oli 4. kohal, aga nüüd on ta teisel kohal, ehk siis natukene see muutub ja 8 asukoha asemel pakkus 10 asukohta, ehk see GPT-4 on natukene parem, aga ütleme niimoodi, et kui sa nagu tahad lihtsalt teksti kohta analüüsi teha ja et GPT arvaks midagi või teeks kokkuvõtet tekstis, siis see vahe on päris minimaalne. Aga tasuline versioon siis võimaldab, ChatGPT tasuline versioon võimaldab meil teha oma GPT juturoboteid. Neid GPT juturoboteid on siin metsikult juba valmis tehtud, et kui me vaatame seda robotite andmebaasi, siis on igas valdkonnas on siin juba midagi olemas. Näed, Canval on, mis teeb siis selliseid veebi jaoks erinevaid bännereid ja reklaame. Canval on olemas juturobot, siis meil on siin Adobe on teinud oma roboti, mida vabandust, mul hakkas päike silma paistma. Teinud oma juturoboti ja ka erinevad programmeerimisega seotud juturoboteid. Aga meie tahaksime teha täna oma juturoboti siis, mis vastab meile küsimustele Eesti kohta ja kasutab selleks ainult meie enda esitatud informatsiooni. Nii, nüüd see GPT hetkel eesti keelt ei oska ja ta ei oska eesti keelt selliselt, et ta ei oska küsimusi küsida meie käest eesti keeles, aga me võime talle vastata eesti keeles ja kuna kõik need mõisted on 1500 dimensioonilises ruumis ja kui me eesti keeles küsime mingeid asju või ütleme GPT-le anname eesti keeles juhiseid, siis nad satuvad selles ruumis inglisekeelsete juhistega sarnastesse kohtadesse või see mõte on sarnane ja seetõttu GPT oskab sellest
ka eestikeelsest juhisest aru saada. Nii, ja mida me siis tahame teha täna on see, et me tahaksime võtta Wikipedia artikli ja me tahaksime, et GPT juturobot oskaks selle artikli kohta vastata. Ja ütleme siis niimoodi. Soovin teha juturoboti, mis oskab vastata küsimustele Eesti kohta, kasutades Estonia PDF dokumendis olevat informatsiooni. Nii. Ja nüüd meil on tähtis siis öelda selle kohta, et GPT robotile, et juhul, kui selles dokumendis informatsiooni ei ole, mida me küsisime, siis ta peab ütlema, et dokumendis ei ole sellele küsimusele vastust. Kui üles laaditud dokumendis ei ole küsimusele vastust, siis vasta, ja nüüd paneme, mis ta peab ütlema, et ei oska sellele küsimusele vastata. Nii. Nüüd ta siis võtab selle informatsiooni, mis me talle andsime ja üritab selle informatsiooni baasil nüüd alustada robotit. Tegu on siis inglisekeelse robotiga, paneb roboti nimeks Eesti Guide. Meie tahaksime, et selle roboti nimi oleks Eesti Mäng. Palun paneme roboti nimeks Eesti Mäng. Teeme mäng, nii. Nii, vaatame, kas ta sai aru, mis me soovisime. No, võtab tavapärasest kauem aega. Nime muutmine. No näed siis, Eesti Mäng ja tegi päris ilusa logo siia. Aga näiteks võib täitsa ollagi Eesti. Mulle tundub, et siin on Oleviste kirik ilusti peal. Ja ka paneks siia Eesti lipu ka. Palun lisame juturoboti logole ka Eesti lipu. No vaatame, mis ta siis teeb. Ja nüüd ta siis teeb pilti, et selle pildi tegemine ma mõtlesingi korraks, et miks ta siin pärast seda, kui ma selle Eesti Mäng ütlesin talle juturoboti nimeks, et kas tõesti selle juturoboti nime muutmine võttis nii kaua aega, aga selgus, et ta hoopis tegi sellele robotile seda logo pilti ja see pildi genereerimine võtab natuke kauem aega. Ja näete siit külje pealt juba näete, ta ongi teinud sellele robotile Eesti lipu. Ja ma ütleks, et see logo sobib. Teeme siis hüüumärgiga. Niimoodi. Väga hea. Tehtud. Nii. Ja küsib siis, milline see juturobot võiks olla. Et kas ta võiks olla formaalne, sõbralik, hästi täpne või detailide rohke. Ja ma arvan, et soovime, et see robot võiks olla sõbralik. Soovime, et robot oleks sõbralik. Ja sellise kirjelduse järgi, mida siit praegu GPT küsib,
et sellist kirjeldust, et kui nüüd teha ettevõtte siseprotsessides samamoodi lisada juturoboti võimekust siseprotsessidesse, siis samamoodi on võimalik juturobotile ette öelda, millist stiili me soovime juturobotilt saada. Et näiteks, kui me soovime, et juturobot klientidega vestleks, et see oleks näiteks sõbralik stiil, või kui teie ettevõtte selline profiil on hästi professionaalne ja te tahategi, et olekski sellised lakoonilised vastused, siis saabki juturobotile ette öelda, et ma soovin, et vastused oleksid lakoonilised ja juturobot võtab selle ja lähtub siis sellisest nendest soovidest. Nii, vaatame, mis ta siis nüüd ütleb sellisele sõbralikule juturobotile. Nii, no nüüd peaks juturobot olema valmis. Ma isegi ei oska sellele küsimusele vastata. Ei oska sellele küsimusele. Soovin, et juturobot kasutaks vaid dokumendis olevat informatsiooni. Punkt. Nii, äkki nüüd piisab talle sellest infost. Ja praegu ta küsib siis, et kas me võime nagu soovin, et robot kasutaks vaid dokumendis olevat infot. Appi, mul läks nüüd väike kirjaviga siia sisse. Äkki ta saab sellest aru ikka siiski, et mul seal kirjaviga on. Nonii, no vaatame, kas proovime siis ära, mis ta nüüd meile ütleb siin. Mis meil võiksime Eesti kohta teada ja mis Vikipeedias kindlasti kirjas on? No näiteks, et me siin küsisime just Saaremaa kohta, et milline on Eesti kõige suurem saar? No, nüüd otsib. Kõige suurem saar on Saaremaa. Tõsi. Vaatame, äkki on suuruselt teine saar ka. Milline on suuruselt teine saar? Nii. Hiiumaa. No, milline on Eesti suuruselt teine linn? Kas selle kohta ka meile GPT-l mingit infot on? Näete, Tartu. Aga küsime asju, mis ei ole siin dokumendis olemas. Vaatame, kas GPT mudel sai aru, et ta tohib esitada ainult seda informatsiooni, mis selles dokumendis olemas on. Milline on Soome suuruselt teine linn? Ja, ei oska sellele küsimusele vastata. Kui suur on Hiina rahvaarv? Ei oska. Kui suur
kui suur on Eesti rahvaarv? Vaat siis, Eesti rahvaarvu seda teadis, sest see on dokumendis olemas. Ja selliselt me saamegi siis ehitada dokumendi põhjal küsimuste esitamise keskkonna ChatGPT-sse ja juhul, kui meil on vaja seda jagada, siis me saame seda keskkonda ka oma kolleegidega jagada. Ja kui me nüüd loome selle GPT juturoboti, siis saangi siin küsida, et kas ma tahan, et see oleks kättesaadav ainult mulle või ma saaksin seda jagada igaühega, kellel on sellele lingile ligipääs ja on võimalik ka siis, kui sa arvad, et see robot on nagu eriti hea, siis sa saad võtta ja selle robotiga avaldada selles GPT juturobotite poes. Nii, aga lähme siis edasi, et nagu ma ütlesin, siis vaatasime, et tegime siis GPT roboti, mis vastas küsimustele Eesti kohta, kasutades dokumenti Estonia PDF. See oli siis PDF dokument, mille ma laadisin alla Vikipeediast, et kui ma näitan teile seda dokumenti ka, et Vikipeediast saab siis sellise PDF dokumendi ilusti alla laadida koos kõikide linkide ja asjadega täpselt selliselt, nagu ta selles Vikipeedias on. Ilusti on Eesti siin kaardi peal näha. Ja nüüd me tegime logo GPT-ga, et GPT tegi meil ilusa logo sellele juturobotile ja juhendasime siis robotit vastama, et ta ei tea vastust, kui dokumendis ei ole küsimusele vastet. Ja kui me nüüd räägime nagu sellistest äriprotsessiga seotud tegevustest, siis see on hästi tähtis käsk või hästi tähtis nagu juhis robotile, et kui ei ole dokumendis vastust, siis ütle, et ei tea vastust. Nüüd me tegime sellise juturoboti, mis asub OpenAI süsteemis, aga kui me tahaksime teha juturoboti, mis on meie enda süsteemis konfidentsiaalsete ettevõtte andmetega, siis me peame sarnase protsessi üles ehitama ettevõtte sisesüsteemidesse. Ja tavaliselt me selleks tahame integreerida olemasolevad majandustarkvara või siis näiteks mingi Microsoft Teamsi keskkonna või mingi muu töövoo rakenduse. Ja me võtame sellest rakendusest informatsiooni, rikastame seda juhistega GPT-le, anname selle juhised ja informatsiooni GPT robotile või sellele mudelile ja siis GPT robot annab meile selle vastuse tagasi. On ta siis teksti kokkuvõte või kategoriseerimine või muu selline teema või näiteks tõlkimine. Ja siis me peame selle samamoodi kirjutama ettevõtte sisesüsteemi tagasi. Ja selleks, et me sellist protsessi teha saame, me peame tegema integratsiooni ettevõtte sisemiste süsteemidega. Et kõik need erinevad komponendid, mida me lahenduses kasutame, peavad olema ettevõtte kontrolli all niimoodi, et hetkekski need andmed ei välju ettevõtte sisesüsteemist. Ja me peame ehitama süsteemi, mis on turvaline ja eetiline. Et nüüd vaatame siis ühte sellist rakendust, et juhul kui näiteks me tahaksime ettevõtte süsteemist teha seda, siis me saame samamoodi teha kasutades indekseerimisvahendeid ja erinevaid töövoo rakendusi. Me saame samamoodi ehitada roboti, mis on ettevõtte sisesüsteemis ja vastab küsimustele. Ja praegu siin näiteks on selline küsimus, et mis on Eesti kõige suurem linn? Ja juturobot võttis ja sai aru, et keel, milles inimene küsis, on eesti keel. Aluseks on täpselt sama inglisekeelne dokument. Siis ta tõlgib selle dokumendi inglise keelde või selle küsimuse tõlgib inglise keelde, küsib sealt dokumendist info
ja annab siis tagasi, et Eesti kõige suurem linn on Tallinn. Ja kui ma nüüd küsin, et milline on Eesti kõige suurem saar, siis samamoodi läheb sellesse dokumenti ja esitab selle küsimuse ja annab selle samamoodi vastuse. Mis nüüd selles konkreetses mudelis teistmoodi on see, et lisaks Eesti dokumendile Eesti kohta on siia laetud ka üks tabel, kus on kõikide maailma riikide rahvaarv pandud. Ja näiteks nüüd ma saan nüüd küsida näiteks, et milline on Hiina rahvaarv. Ja nüüd ta läheb sellesse dokumenti ja saab aru, et sellest PDF-is seda informatsiooni ei olnud ja ta peab minema tabelisse ja vaatama tabelist üles, otsima tabelist selle informatsiooni üles ja annab selle info meile siia. Ja oluline on, mis on selle puhul huvitav, on see, et me võime neid küsimuse esitada mis tahes keeles. Süsteem saab aru, et me esitasime selle küsimuse, mis keeles me esitasime selle küsimuse, siis ta läheb, vaatab dokumentidesse. Need dokumentide keeled on tal ka samamoodi kirjas, et ta esitab õiges keeles dokumendile küsimuse, saab vastuse ja annab selle vastuse meile ilusti meie küsitud keeles. Näiteks me võime talt küsida samamoodi läti keeles, et milline on Eesti kõige suurem saar. Ja nüüd ta läheb, vaatab, sai aru, et küsimus on inglise keeles. Suurim saar Eestis, eks ole, ja vastabki ilusti läti keeles, et Eesti kõige suurem saar on Saaremaa. Ja samamoodi me võime küsida, et näiteks, et inglise keeles, what is the largest island in Estonia? Ja nüüd ta läheb samamoodi, vaatab sellesse samasse dokumenti ja vastab siis inglise keeles, et Eesti kõige suurem saar on Saaremaa. Aga prooviks korraks siis seda, et kuna me saame inglise keeles ka küsida näiteks, et what is the population of Finland? Ja kuna tal on see dokumendis selles tabelis olemas, siis ta saab minna ja vaadata seda ka Soome rahvaarvu. Ja proovime, et äkki ta suudab natuke midagi keerulisemat ka nagu ise lahendada, et tal on see rahvaarvu number ja on Eesti rahvaarvu number. Et äkki ta oskab öelda, et mitu korda on Soome suurem kui Eesti. How many times is Finland population larger than Estonian? Nii, vaatame, mis ta nüüd teeb. Nüüd ta peaks minema ja vaatame sellest samast tabelist ja nüüd ta vaatas Soome rahvaarvu, vaatas Eesti rahvaarvu ja annab meile vastuse, et Soome rahvaarv on umbes 5,5 miljonit inimest. Eesti rahvaarv on umbes 1,3 miljonit inimest ja näitab, et tegi nüüd jagamistehte ja Soome rahvaarv on umbes 4,19 korda suurem ja siit tulebki siis vastus. Ja mis näitab seda, et see GPT mudel suudab mitte ainult nagu seda vaadata dokumendi sisse ja teha sealt siis lihtsalt tuua see informatsioon välja nagu lihtsalt nagu otsingus, vaid suudab minna dokumendi sisse ja teha sellest dokumendist mitu päringut ja teha selle andmete baasil järeldusi. Et kui keerukaid järeldusi mudel suudab teha, no see on nagu eraldi küsimus, aga vähemalt lihtsamaid järeldusi andmetest suudab dokumendist ikkagi teha.
Ja need põhilised siis rakendused sellele olekski see, et me võtame ja saame tähenduse järgi otsida, et nagu nägite, kuna me küsisime erinevates keeltes, mudel sai aru, mis keeles me küsisime, suutis küsimuse tõlkida vastavalt sellele dokumendile, millest ta seda informatsiooni otsis ja anda selle vastuse ikkagi selles keeles, mida me küsisime. Ja kuna see kategoriseerimine toimub ka tähenduse baasil ja kõikidele mõistetele, tähendustele, sõnadele on selles mudelis oma väike kastik eraldatud, siis mudel vaatab nende, kui lähedal need kastikesed üksteisele on ja vastavalt sellele siis annab vastuseid. Nüüd, lubasin alguses, et räägin ka nendest lähemalt erinevatest nendest nagu töövoogudest, mis on siis nagu kõige enam levinud, mida praegu kasutatakse, siis selline kokkuvõtete tegemine on tõenäoliselt kõige kasutatavam ja kõige põnevam uus funktsionaalsus, et mida siis juhul, kui sulle tuleb pikem tekst, pikk ja segane jutt, siis GPT mudelid suudavad selle ära salvestada ka nii-öelda audiona tuleva teksti, tuvastada sealt olulised komponendid, olemid, objektid, luua teemade loetelu ja ka tõlkida. Ja siis ta teeb sellise lühikokkuvõtte peamistest mõtetest ja iseenesest on see kokkuvõtte tegemine ju statistiline mudel, et ta vaatab, millised teemasid on kõige rohkem käsitletud, need on järelikult olulisemad, millised teemasid on vähem käsitletud, need on vähem olulised ja vastavalt sellele suudab ka siis need erinevad teemad seada prioriteetide järjestusse. Et inimeste jutus tihtipeale need teemad ei pruugi olla nagu mahu mõttes õiges järjestuses, aga lisaks sellele, et kui palju mingit teemat on kasutatud või käsitletud, on võimalik ka, suudab ka robot aru saada, et mis on sellega teemaga seotud emotsioon. Ja ka sealt kaudu on võimalik teha järeldusi, et missugused teemad on olulisemad ja millised vähem olulised. Ja nüüd ongi see, et näiteks kui klient, kus ma ise olen seda kasutanud, on see, et kui on näiteks rahvusvaheline organisatsioon, kus on kliendid suhtlevad sinuga mitmes keeles, siis on võimalik sellest kliendi soovist või kliendi päringust teha inglisekeelne kokkuvõte ehk tiimijuht, kes peab haldama tiimi Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Poolas, mis iganes, saab sellest aru, mida siis see klient soovis ja siis ta saab selle spetsialistiga arutada, kuidas see nagu läks selle soovi lahendamine või et millised need probleemid olid, millega pidi spetsialist tegelema, et saab sellele tiimijuhile sellise ülevaate teemadest, et muidu tiimijuht ju ei pruugi kõiki keeli osata. Siis teine teema, ja vaataks siis, et mida siis nagu see, kui me kokkuvõttest räägime, et mida siis see GPT robot arvas president Alar Karise uusaastakõnest, siis see on ka ju päris pikk tekst, uusaasta. Mõned sel ajal, kui president Karise kõne on, siis hoopis valmistuvad saluuti laskma aastavahetusel. Ja hea on lasta GPT robotil hinnata mõne lausega, et millest siis president rääkis, siis hästi lühidalt sellesse aastasse siis soovis president, et meil oleks rohkem positiivset lähenemist ja me näeksime aastas ka head. Nagu me mäletame, eelmine aasta oli siin suur poliitiliste võitluste aasta ja maksuküsimusi ja majanduslangusega seotud probleeme oli palju. Et me vaataksime ja püüaksime selles aastas ka midagi head leida. Ja mis on tähtis, siis on see, et meie tugevus ei ole mitte ainult meie relvades, vaid ka inimestes ja vastastikuses austuses. Et juba vanad roomlased ütlesid, et jaga ja valitse. Et kui me oleme ühtsed ja ei kakle omavahel, siis me oleme ka tugevamad. Et see vanade roomlaste jutt oli küll, et ei läinud siia ChatGPT kokkuvõttesse. See oli minu lisandus siia, aga põhimõtteliselt võttis nüüd ChatGPT
presidendi pika kõne ja pani selle 4 lausesse ja tegi ka siis kokkuvõtte, millised 5 olulisemat järeldust: positiivne lähenemine, president on mures meie poliitilise olukorra pärast. Me tahame, et me oleksime turvaline riik. President arvab, et me peaksime enesesse uskuma ja hoolima lähedastest ja iseendast ka samuti hoolima. Ja sellised pikema teksti on võimalik siis juturobotiga kiiresti naksti kokku võtta. Teine teema, mis on siis juturobotile või siis GPT mudelile lihtne teha, on kategoriseerimine. Et võtad selle valdkonna, missugusesse valdkonda see kiri või kliendi päring läheks. See tähendab siis seda, et klient soovib mingit informatsiooni või mingit abi mingi teemaga ja GPT mudel suudab siis kohe ruttu ära kvalifitseerida, et millisesse valdkonda see probleem läheb või millise toote vastu klient võiks huvi tunda. Ja mis siin on nagu oluline erinevus võrreldes varasemate mudelitega on see, et kui varem pidi kategoriseerimiseks mudeli treenimiseks andma tuhandeid dokumente ette, mis on juba ette ära kategoriseeritud, siis sageli jäi see tegemata, sest et nende kirjade kategoriseerimine tähendas, et see kategoriseerimist pidi tegema võrdlemisi kvalifitseeritud inimesed, kes on ettevõtte siseprotsessidest teadlikud, on teadlikud ettevõtte erinevatest tootevaldkondadest ja nii edasi. Ja kuna nende inimeste aeg on väga kallis, siis see kategoriseerimine jäi tegemata või tehti seda väga pealiskaudselt ja need tulemused ei olnud väga head. Nüüd GPT mudelites on igal mõistel sõnal on oma koht selles 1500 dimensioonilises ruumis. Et kui me mõtleme tavalist ruumi, kus meie elame, siis see on ju kõigest 3-dimensiooniline, siis GPT mudelil on ruumis enam kui 1500 dimensiooni ja kõik need mõisted, mis kliendi kirjas on ja teemad, need paigutatakse sellesse, kuidas siis nüüd öelda, sellesse ruumipilve ja otsitakse siis kõige lähem kategooria vastus etteantud kategooriatest. Ja kuna need kategooriad on ka ju selles ruumipilves, siis on võimalik suhteliselt täpselt selline esialgne kategooria kohe ära määratleda. Või kui näiteks teil on olemas tooted ja toodete loetelu ja need tooted on ka samamoodi sinna pilve ära paigutatud ja kui klient küsib mingisuguse teema kohta, siis robot otsib sellest pilvest kõige lähema vaste toote. Ja kui teil on suur tootete nomenklatuur, nimekiri ja müügiinimesed ei pruugi kõiki neid tooteid teada, eriti just tehniliste toodetega on see mure, kus müügiinimesed ei tea kõiki asju, mida ettevõte toodab, siis see võib olla selline abivahend esimese hindamise ja kategoriseerimise juures. Et loomulikult see robot ei suuda teha tehnilist spetsifikatsiooni kokku panna või siis ei suuda nagu lõpuni seda toodet ära seadistada, sest et ta ei tunne teie spetsiifikat nii põhjalikult ja selline lõplik konfiguratsioon tavaliselt tulebki siis kliendi ja spetsialistide suhtlusest. Aga ta suudab sellise esimese töö ära teha. Ja otsing, nagu ma juba siin kategoriseerimise juures rääkisin sellisest 1500 dimensioonilisest mudelist, siis ka otsingus on mõisted selles samasse suures mõttepilves. Ja kui me võtame sellise tavalise mudeli, siis selles tavalises otsingus on näiteks sõnad suur ja kõrge võib-olla on täiesti erineva sõnakujuga ja kui sa tahad otsida näiteks, ma ei tea, kõrget palka, aga tekstis on kirjutatud suur palk, siis sa ei pruugi seda üldse üles leida, sest et kõrge ja suur on täiesti erineva sõnakujuga. Aga kui sa paned nad konteksti sellesse pilve, siis nad on täiesti mõistetena ja tähenduse järgi nad asuvad sisuliselt samas kohas
ja selle tähenduse järgi otsingus mudel leiab need ilusti üles. Ja seetõttu ongi see tähenduse järgi otsing, siis see on töötab palju paremini ja sa ei pea täpseid sõnakujusid teadma. Vot siis, et sellised need protsessid on ja kui me vaatasime seda mudelit, siis mida see meie sisemine AI tegi? Ta kasutas Wikipedia artiklit Eesti kohta, kasutas tabelit, mis on erinevate riikide populatsiooni kohta, oskas vastata küsimustele Estonia PDF-i kohta, oskas vastata küsimustele populatsiooni kohta, oskas isegi arvutada, kui palju on üks riik teisest riigist suurem elanike arvult. Me saame selliseid töövoogusid integreerida äriprotsesside sisse ja mis siis on nagu erinevus selle ChatGPT-s tehtud mudelist on see, et kui me ChatGPT-s selle roboti valmis teeme, siis sellisel kujul, nagu me ta teeme, ta nüüd ongi valmis. Kui me ettevõtte äriprotsessidesse paneme, siis me saame igal öösel sööta talle uue info sisse, näiteks, et meil tuleb aruandlusest uus tabel. Söödame selle uue tabeli talle sisse ja hommikul, kui inimesed hakkavad selle tabeli kohta küsimusi esitama, siis tulevad vastused juba uute andmete baasil. Nüüd kõik seda on lahedad võimalused teha kokkuvõtteid, teha isegi arvutusi tabelite baasil, need on kõik lahedad võimalused. Aga kuidas me teeme seda turvaliselt, siis lisaks sellele ChatGPT, OpenAI ChatGPT-le on masinloetav liides Microsoftil Azure'is ja kogu see Azure'i teenus asub teie enda ettevõtte valduses ja kõik see informatsioon, mis liigub selle OpenAI teenuse vahel ja teie enda süsteemi vahel, on teie enda valduses ehk siis nagu sellest teie enda süsteemist väljapoole midagi ei liigu. Aeg-ajalt küsitakse mulle, et aga kuidas me saame olla kindlad, et sealt midagi välja ei liigu, siis enamik ettevõtteid täna ikkagi kasutab ka Microsoft 365 pilveteenuseid meilide jaoks, sisedokumentide jaoks, Teamsi suhtluseks ja nii edasi. Ja on täpselt samas selles teie valduses olevas pilves, nagu ka see Azure'i OpenAI teenus. Ta on täpselt samamoodi turvatud, täpselt samamoodi auditeeritav ja nii edasi. Ja suurte ettevõtete jaoks on Microsoftil ka näidisarhitektuur, et võib-olla väikeste ettevõtete jaoks on see natukene liiga keeruline arhitektuur, aga suurtes organisatsioonides sa saad teha täiesti eraldi arhitektuuri, kus sul on eraldi auditeerimissegment, eraldi haldussegment, eraldi liivakastid uute lahenduste proovimiseks. Ja siis on AI teenuste segment, et sul on nagu ilusti ära segmenditud see võrk. Ja sul on võimalik seda kogu seda turvalisust, mis sul on nende AI teenustega seotud, ilusti hallata. Mida me siis kokkuvõtteks ütleksime? Et ütleks niimoodi, et need AI mudelid arenevad kiires tempos. Nad toovad meile võimekused, mille treenimiseks meil endal rahalisi vahendeid tavaliselt ei ole. Et kui me vaatame seda, et see GPT-4 mudeli treenimine maksis $100 miljonit, siis selliseid ressursse siin igaühele anda ei ole, aga seda tulemit me saame kasutada. Ja kuidas me seda tulemit kasutame, siis see, et me kasutame neid GPT töövahendeid ja anname sellele GPT mudelile meie ettevõtte konteksti, on nad siis mingid tabelid või on sisedokumendid ja saame nende tabelite sisedokumentide kohta küsimusi esitada. Või siis lisada isegi näiteks automaatsesse protsessi, et nii kui tuleb mingi kiri või kliendipäring, me saame juba süsteemis selle päringu ära kategoriseerida, leida seotud tooted, mis sellesse päringusse võib-olla kõige tõenäolisemalt sobivad ja esitada siis juba nagu valmis kirjutada kliendile vastuse mustandi, mida teie töötaja saab siis alusena kasutada kliendile vastates. Tähtis on see, et me selle juures peaksime kinni siis turvalisuse nõuetest, eetikanõuetest
miks ma just soovitan neid OpenAI teenuseid kasutada, on see, et nii OpenAI kui Microsoft panevad väga suurt rõhku teenuste eetikale ja nende mudelite vastuste filtreerimisele, et need vastused oleksid eetilised. Et me ei taha, et meie ettevõtte reputatsioon saaks kannatada sellega, kui me kasutame proovimata ja haldamata mudeleid, et neid mudeleid, mida on võimalik tasuta veebist võtta ja oma süsteemidesse panna, neid on olemas. See võib tunduda alguses odavam, aga riskid on kõrgemad. Me ei tea, mis see väljund on seal ja kui sa ehitad sisemiselt, siis see mudel on ka fikseeritud ajas, et kui Microsoft ja OpenAI oma seda GPT mudelit edasi arendavad, siis kui me võtame neid uusi arendusi kohe automaatselt kasutusse, siis ka meie see mudeli väljund muutub kogu aeg paremaks. Kui me täna võtame veebist mingi mudelilaem endale alla ja paneme selle, siis esiteks me peame tagama selle turvalisuse, me peame tagama ise selle mudeli eetilisuse ja me peame välja mõtlema, et mis me teeme näiteks aasta pärast, kui see mudel on aegunud ja võib-olla seda mudelit enam kasutada ei saa ja me tahaksime minna nagu uue põlvkonna mudeli juurde, kas me peame siis nagu kogu lahenduse nullist uuesti üles ehitama. Et seetõttu on mõistlik kasutada teenusmudeleid. Nende tööle rakendamine on kiirem ja ka see nii-öelda ajaline risk ja eetikarisk on väiksem. Ja kus me võiksime neid mudeleid siis rakendada kokkuvõttena on see, et me võiksime vaadata, mis on meie organisatsioonis kriitiline ahel, kuhu aeg kaob klienditeenusprotsessis sellest hetkest, kui me kliendiga suhtlema hakkame, kuni selle hetkeni, kuni me arve välja kirjutame, mis on see kõige pikem aeg, kas me saame seda aega kokku tõmmata. Me teame kõik, et aeg on raha ja kui seal on mingi mõtlemine ja variantide väljamõtlemine ja kategoriseerimine on see, mis võtab inimestele aega, kus nad ei suuda otsuseid langetada, siis me saame rakendada erinevaid AI mudeleid otsuste kiirendamiseks. Vaat siis, selline see AI valdkond on. Ja kui teil on küsimusi, siis kirjutage ja joonistage ja leiame teile lahenduse. Alati on mõistlik, eriti just ettevõtete kontekstis, korraks need protsessid läbi arutada, et kas ja mida ja millises ulatuses. Ja tehnilised lahendused on kõik olemas tänapäeval. Küsimus on selles, et milline tehniline lahendus teie ettevõtte kontekstis on kõige mõistlikum, kõige soodsam ja võib-olla ajahambale kõige paremini vastupidav. Nii et aitäh kuulamast ja peatsete kohtumisteni!